Tere tulemast Tõusude podcasti ja meiega on stuudios Lauri Hussar, Riigikogu esimees. Räägime siis natukene sellest, kuidas Riigikogu töötab, mis roll on esimehel ja mida noored saaksid siis teha, et nende hääl oleks paremini kuulda. Kas te võiksite ennast mõne lausega siis tutvustada, et kes te olete ja mis te teete? Tere päevast, rõõm on olla siin, mina olen Lauri Hussar. Olen viimased 3 aastat olnud Riigikogu esimees, aga enne seda olen pikalt töötanud ajakirjanduses, ligi veerand sajandit, olen töötanud televisioonis, raadios, aga ka ajalehes olnud ajalehe Postimees peatoimetaja, nii et neid ajakirjanikke Eestis väga palju ei ole, kes on selle spektri teinud läbi siis televisioonist ajaleheni, mina olen seda teinud ja ütleme nii, et see ajakirjaniku periood oli minu elus kindlasti üks väga, väga põnev ja suuri väljakutseid pakkuv aeg. Aitäh! Kas te võiksite siis rääkida, et kuidas te täpselt jõudsite oma nii-öelda karjääri algusesse, et miks just nii-öelda ajakirjanduses, mida te näiteks ülikoolis siis õppisite? No nooral inimesel on terve maailm lahti. Ja sageli need eluvalikud kujunevad ootamatult, aga nad ei ole päris juhuslikud, et mingisugune selline soov või suundumus üht või teist asja on väga selgelt olemas. Ja kui ma aastal 1991 lõpetasin Võrus keskkooli, siis minu esimene eelistus oli üldse minna õppima ajalugu. Ja ometi mingil hetkel, kui ma olin juba ajalukku oma paberid sisse viinud, siis mul sai selgeks, et ma päris seda ainet õppida ülikoolis ei taha. Ja ma võtsin dokumendid välja ja viisin paberid värskelt avatud Tartu Ülikooli usuteaduskonda. Ja see oli mingisugune selline sisemine väga selge veendumus tollel hetkel, et ma pean seda tegema. Täiesti nagu ilmutus. Ja kui sellele järgnevalt 1991. aasta augustis toimus Moskvas putš 19. augustil, siis ma korraks isegi mõtlesin, et pagan, et nüüd nad panevad selle teaduskonna kinni, sest see oli värskelt avatud ja Eesti ei olnud veel oma iseseisvust isegi veel taastanud. Aga siis tuuled pöördusid, Eesti taastas oma iseseisvuse, kõik läks nii, nagu me teame, et ta pidi minema ja see oli kindlasti minu jaoks üks selline väga pöördeline aeg ja siis, kui ma läksin seda eriala Tartus õppima, siis ma veendusin, et see on üks kõige huvitavamaid humanitaarteadusi, mida omandada, sellepärast, et sa õpid seal filosoofiat, sa õpid seal psühholoogiat, sa õpid seal keeli, sa õpid seal ajalugu, sa õpid seal väga laia humanitaar valdkonda või omandad seda, et selles mõttes ta kindlasti on kõige laiapõhjalisem humanitaarharidus ja ma usun, et toona omandatu aitab mind mitmeski mõttes täna, aga ometi ma selle valdkonnaga ennast ei sidunud, vaid liikusin edasi, käisin vahepeal ka Saksamaal ennast täiendamas, nuusutasin natukene ajakirjanduse tuuli ja siis 90ndate teises pooles läksin praktiseerima TV3 uudistetoimetuse juurde ja sinna ma jäin ligi 9 aastaks, olin seal algul reporter, siis toimetaja, viimased aastad ka uudistetoimetuse juht, nii et see oli kindlasti väga, väga põnev ja väga, väga kiire aeg minu jaoks. Aitäh! Kuid ütlesite siis, et õppisite usuteadust ning siit tulebki siis küsimus, et näiteks, et mis siis et mida te sellest näiteks poliitiku karjääri saite kaasa võtta või kas teil on mingisugune kindel filosoofiline vaade või siis uskumus, et millesse te usute ja mis moraali siis põhjal te opereerite? No kõigepealt peab kohe ütlema, et ega usuteadus ei õpeta ju nii-öelda mingisugust väga kindlat usku,
ta ikkagi õpetab teaduslike meetoditega hindama usulisi fenomene ja usulisi nähtusi ja kõike seda, mis siis religiooni ümber toimub. Et seega ta ei anna kindlasti kaasa mitte mingisugust veendumust või kindlat uskumust, vaid pigem mõista kogu seda religiooniga seonduvalt laiemalt. Et see on see teadmine, mida ma omandasin, aga see, mida ma oma eluks kaasa sain, on kindlasti väga lai kultuuriline taust. Teadmine ja arusaam sellest, kuidas lisaks profaansele maailmale on ka see religioosne maailm üles ehitatud ja seda religioosset maailma me näeme siin meie ümber kogu aeg. Toon kas või näite praegune arutelu Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku üle siin Eestis. Et ka see on üks väga konkreetne just religiooni valdkonda minev küsimus, mille osas tõesti peavad olema väga laiad teadmised. Ja kindlasti õpetas see mulle ka ridade vahelt lugemise oskust, mis tuleb tõlkimise ja tõlgendamisega. Et näiteks piibliteaduste puhul nimetatakse seda eksegeesiks. Ja see on tõesti teksti puhul süvitsi minek ja see on kindlasti üks põnevamaid usuteaduse valdkondi, et kuidas siis tõlkida ja tõlgendada nii, et see oleks ühelt poolt silmi avardav, mõistaks või aitaks mõista mitme tuhande aasta taguseid sündmusi ja võimaldaks näha ka kaugemale, et mis võis veel selle võimaliku teksti taga olla. Te rääkisite, et olete siis töötanud nii-öelda pikemalt ajakirjanduses ning ka peatoimetajana. Ma vaatasin nii-öelda ühte teie siis Instagrami riili või videot, kus te rääkisite, et kuidas te olete tutvustanud siis Volodõmõr Zelenskile, Ukraina presidendile siis portreesid Riigikogu nii-öelda eesistujatest ja rääkinud sellest, et osad nendest on nii-öelda, et vist oli 6-10 või mingi selline statistika, et on Nõukogude või siis Venemaa opressiooni tagajärjel nii-öelda ära küüditatud või siis ära surnud. Tõite ka välja, et näiteks Jaan Tõnisson, kes oli samuti Riigikogu siis esimees, oli varasemalt olnud siis ju pikalt Postimehe peatoimetaja nagu teie. Et kas te leiate nagu ühiseid joone, et Jaan Tõnissoniga, et kas te olete kuidagi seotud, et käite tema jälgedes? No Jaan Tõnisson oli Postimehe peatoimetaja 38 aastat, mina olin Postimehe peatoimetaja 3 aastat ja Jaan Tõnisson on olnud tõesti ka parlamendi spiiker küll mitmel perioodil, aga kui ma nüüd hindan juba seda perioodi, et kui kaua ta on olnud parlamendi esimees ja kui kaua mina olen olnud, et varsti see aeg hakkab meil natukene juba klappima, et see Postimehe peatoimetajaks oleku aeg oli tal muidugi hämmastavalt pikk ja ta oli selle perioodi jooksul ka väga viljakas autor, et kindlasti see tema roll Eesti ajakirjandusloos ja Eesti avalikus elus ka ühistegevuse loojana ja hilisema riigijuhina, et see on täiesti hindamatu, nii et Jaan Tõnisson on mees, kellelt on väga palju meil kõigil õppida, et kuidas olla sihikindel ja kuidas pühendada end Eesti rahva teenimisele, et seda ta kindlasti tegi ja ma usun, et Jaan Tõnissoni rolli võiks Eesti ajaloos isegi veelgi rohkem tähtsustada, et tal on väga suured teened ja tema jalajälg on sageli suurem, kui me seda arvame. Mm-hmm. Tema oli ka vahepeal siis Eesti nii-öelda peaminister, et kuidas teie näete, kas teie sihite nüüd ka sinna poole peale siis selle valitsuse lõppu? No mina sihin kõigepealt selle peale, et jätkata tööd Riigikogus ja see viimased paar aastat Riigikogus ei ole olnud kerge periood, sellepärast et me oleme Riigikogus olnud silmitsi keerulistel aegadel võib-olla ka kõige laiaulatuslikuma obstruktsiooniga, mille käigus on rünnatud ka Riigikogu põhiseaduslikku rolli. Tänaseks on see probleem lahenenud tänu Riigikogu juhatuse järjestikustele otsustele, mis on olnud väga selged ja teed rajavad, mis on
mis on säilitanud parlamentarismi iseloomu, kus tõesti läbi vaidluste ja arutelude selgitatakse välja otsused ja mitte läbi protseduuriliste vingerduste, millega oleks võimalik siis kuidagi aega viita või mingeid teemasid laualt maha pühkida, et me oleme saavutanud selle olukorra ja ma arvan, et see lõppkokkuvõttes on parlamentarismile kasulik, sellepärast, et ma olen rääkinud väga paljude oma rajataguste kolleegidega, parlamendi spiikritega ja väga vähestes parlamentides on nii demokraatlik töökorraldus, nagu meil on, et parlamendi liikmetel on väga suured õigused ka parlamendi tööd pidurdada. Paari aasta tagune Riigikohtu otsus ütles, et obstruktsiooni ehk siis parlamendi töö pidurdamist mingis mahus tuleb taluda ja seda me Riigikogu juhatustena oleme teinud, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi parlamendi keskne põhiseaduslik ülesanne otsuste ja seaduste vastuvõtmine ja seda parlament on täna ka teinud, nii et see on see töö, mida ma praegu teen ja mida ma loodetavasti jätkan ka kuni 2027. aasta kevadeni. Kuid kujutage ette, et teie olete tänapäeva maailmas, siis tänapäeva Eestis teismeline ja te vaatate tänast poliitikat, et mis oleks selline asi, mis teid kõige rohkem kas ära tüütaks või vastupidi hoopis ära võluks? Kui ma oleks tänases Eestis teismeline, siis ma esimese asjana keskenduks traditsioonilisele meediale ja sellele, et mida traditsiooniline meedia ehk siis uudisteportaalid, televisioon, raadio, ajalehed kirjutavad poliitikast, sellepärast, et kahjuks me näeme, et suur osa tänastest noortest saab valdava osa oma uudisinformatsioonist sotsiaalmeediast. Ja seal see ei ole halb, aga see on kindlasti ebapiisav. Sellepärast, et sotsiaalmeedia, nagu me teame, pakub sageli sisu algoritmi alusel ja seega see pilt, mida tänased noored võivad saada ka poliitikast, on võib-olla väga, väga kitsas. Lisaks kuulutakse sageli ka mingitesse gruppidesse, kus siis toimub väga ühesuunaline arutelu ja selline alternatiivne arusaam maailmast ja teemadest jääb täielikult radari alla või seda praktiliselt ei kuulda ega nähta ja seetõttu on äärmiselt oluline see, et on oluline, et ühiskonnast avarama pildi saamiseks tuleb jälgida ka traditsioonilise meediakanaleid juba ainuüksi põhjusel, et ajakirjandusel ei ole õigust avaldada ainult ühte poolt. Et konflikti sisaldavas loos peavad olema kajastatud mõlemad pooled ja seal ajakirjandusele kehtib veel mitmeid väga olulisi reegleid, et ajakirjanik ka uudisloos ja uudiskajastuses ei tohi sellisena poolt valida, nagu seda tehakse sotsiaalmeedias, nii et kindlasti see selline mitmekülgne ja avar kajastus avardab ka maailmapilti ja tänase sotsiaalmeedia puhul on minu jaoks ikkagi kõige suuremaks probleemiks see, et me elame infomullides ja kaekambrites. Infomull on see siis, mis tehnoloogiliselt pakub meile ainult seda sisu, mis see algoritm on ette mõelnud ja kahjuks me näeme juba ka mitmete platvormide puhul, sealhulgas ka TikToki puhul, kuidas see noortele suunatud algoritm haarab nagu lõputult endasse, et kogu aeg ta pakub järjest samasugust sisu peale või keerab veel natuke vinti peale selleks, et inimesed kangestuksid selle ekraani külge, nad ei lahkuks enam mobiiltelefoni ekraani eest ja see on väga suur probleem, et lisaks sellele, et kõik muu jääb elus tegemata tänu sellele, et me istume kogu aeg selles mobiiltelefonis, et ega minagi mõtlen täna väga tõsiselt sellele, et kuidas oma mobiiltelefoni ekraani aega vähendada, et see sõltuvus on väga kiire tulema, nii et need on need teemad, millega tuleks täna tõsiselt tegeleda ja millele tuleks keskenduda, aga mis puudutab nüüd seda laiemat pilti, et siis
see on suuresti seotud ka sellega, kuidas see informatsioon meieni jõuab. Et me elame kaasaegses infoühiskonnas ja infoühiskond tähendab seda, et selle informatsiooni käima lükkavaks jõuks on informatsioon. See, mis otsustab, kuidas protsessid ühiskonnas toimivad ja milliseid otsuseid langetatakse, see sõltub moel või teisel informatsioonist. Ja see ongi selle infoühiskonna definitsiooni keskne mõte. Ja selles infoühiskonnas inimesed peavad olema hästi informeeritud, sest kui nad ei ole hästi informeeritud, siis hakkab vohama populism, halvemal juhul labane populism ja kui inimesed ei suuda enam langetada otsuseid, et mis on õige ja mis on vale, mis on kohane, mis mitte, mis on sünnis, mis mitte ja millised on ühe või teise võimaliku sammu vastuargumendid, vaid nii-öelda jälgivad ainult sotsiaalmeedias toimuvaid mingisuguseid selliseid väga pinnapealseid hüüatusi, lauseid või seisukohavõtte, et siis me oleme väga tõsises hädas. Sest siis me oleme oma otsustusõiguse juba kellegile ära andnud, kas siis sellele algoritmile või kellegile teisele, kes manipuleerib selle algoritmiga, aga me oleme juba selle otsustusõiguse ära andnud ja me oleme väga tõsises probleemis, nii et see on see keskne probleem ja küsimus, millega me täna peame tegelema ja millega aga meie tänased noored peavad ise väga teadlikult tegelema ja millele nad peavad keskenduma. Rääkides sotsiaalmeediast, kui me vaatame ülemaailmselt ringi, siis ongi sellised sotsiaalmeedia platvormid võib-olla nagu TikTok ja Instagram on siis alaealiste ja teismeliste saanud siis natukene, sotsiaalmeedia saanud väga populaarseks ning osad riigid võtavad siis selliseid meetmeid, et nemad leiavad, et tuleks siis kuidagi nii-öelda keelustada või limiteerida noorte ligipääsu sotsiaalmeediale, näiteks Austraalia või Prantsusmaa, kes kehtestavad mingid keelud, mingid piirangud. Eestis, kas seda oleks vaja? No see arutelu on ka Euroopa Liidu tasemel, et kas hakata kehtestama piiranguid. Ja mina isiklikult olen seda meelt, et kuidas me neid noori inimesi keelame, et meil on noori väga keeruline selles küsimus keelata, nad on tehnoloogiliselt väga võimekad, nad suudavad sellest kindlasti mööda minna ja nad suudavad seda sotsiaalmeediat moel või teisel ikkagi tarbida. Järelikult, kui me kellegiga peame tegelema, siis on need platvormid. Platvormid on pikka aega nautinud metsiku lääne võlusid, ehk siis, et kuna sotsiaalmeediat ei ole väga palju reguleeritud, regulatsioon on kogu aeg olnud kaugel maas sellest, kuidas platvormid on arenenud, siis nad on arenenud oma parema äranägemise järgi ja ega nad ei taha ju midagi ära anda, aga mina ütlen, et ei tule tegeleda mitte noortega, vaid tuleb tegeleda platvormiga. Ja see on kindlasti oluline, et küsimus on selles, et kas nüüd platvormile panna mingisuguseid piirangud peale, et kuidas ta hakkab sisu pakkuma, mil moel ta neid siduvaid või inimese mõtteid aheldavaid algoritme kasutab, et kõiki neid küsimusi tuleks sellisel juhul lahata selles laias arutelus, et kohe öelda, et me nüüd läheme noortele piirangud peale panema, et sellega ma nagu nõus ei saa olla, sellepärast et siin on palju ka vastuargumente, aga millega tuleb kindlasti tegeleda, on meediateadlikkuse tõstmine. Noorte meediateadlikkuse tõstmine ja seda me saame teha läbi koolihariduse, et täna meil on meediaõpetus gümnaasiumi tasemel vabatahtlik aine või jah, see ei ole kohustuslikus korras meie kooliprogrammis, aga mina isiklikult arvan, et arvestades, et see informatsioon ja infoühiskond on meie ümber nagu nii massiivselt, siis me peaks seda teemat võtma oluliselt tõsisemalt ja see aine peaks olema meie koolis kohustuslik ja veel palju sügavam kui seni. Et lihtsalt põhjusel,
et hästi ettevalmistada ühiskonnaks või jah, siis nii-öelda täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamisel selle infoalase teadlikkuse tõstmine täna on äärmiselt oluline. Kas teil on mingisugune üks teema, kus te viimase 1-2 aasta jooksul siis olete nii-öelda teinud täieliku kannapöörde ja muutnud oma nii-öelda arvamust sellest? Kas üleüldse milleski? Võime teha üleüldse, võib-olla ükskõik mis. No ma olen juba nii vana inimene, et ma tõenäoliselt täielikke kannapöördeid enam oma elus ei tee, et ma olen 52-aastane, aga kindlasti on ka minu jaoks mingeid üllatusi ja mingeid seisukohti, mille osas mul hakkab kujunema veendumus, et me võiksime seda teed minna, et ka energeetikas pikka aega ma leidsin, et võimalik, et tuumajaama projektiga edasi liikumine on meie jaoks liiga kallis lõbu, aga täna nüüd hinnates seda olukorda, mis meie energeetikas on, siis ja seda uut informatsiooni, mida me oleme saanud ka uue põlvkonna reaktorite kasutusele võtu kohta, et siis kindlasti ma olen seda meelt, et see küsimus tuleb tõsiselt läbi vaielda, seda tuleb arutada ja juhul, kui see on meile kasulik ja ohutu, siis on võimalik, et me peame seda teed Eestis väga tõsiselt kaaluma, nii et ma olen seda teemat täna enda jaoks pikalt analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et kindlasti see teema väärib arutamist ja kaalumist ja Riigikogu menetluses on olnud ka vastavad eelnõud, mille osas me oleme sõnastanud selle küsimuse selliselt, et jah, et me tegeleme selle aruteluga edasi ja ma usun, et see on täna täiesti põhjendatud, et tulebki kaaluda, et me oleme ühelt poolt väike riik ja meil ei ole väga palju ressursse, aga teiselt poolt me peame tegema ratsionaalseid valikuid ja selleks me peame hindama kõiki võimalusi. Kui te kuulete sellist sõna nagu feminism, siis mida see teie arvates Eestis siis tegelikult tähendab? No feminism tähendab ju põhimõtteliselt naisõiguslust ja sellel on väga pikk ajalugu, aga eks igaüks mõtestab seda natuke ka enda moodi, et ma usun et see taotlus, et meil peaks naiste ja meeste vahel valitsema tõesti sugude võrdsus, et see on ju õige. Et me jätkuvalt räägime palgalõhest, me räägime sellest, et võib-olla naistel ei ole päris kõiki neid võimalusi end olnud siis tööalaselt realiseerida nii nagu meestel, et mõneti see tuleb ka soorollidest, et kuna naise rolliks on ka looduse poolt määratud siis järglaste sünnitamine, et siis paratamatult see tähendab tööturult kõrvale minemist ja nii edasi, et kuidas neid võimalikult kiiresti ka tööturule tagasi tuua, kui nad tahavad, et kõik need küsimused on ju laual, nii et mina võtan seda teemat, mis on seotud feminismiga pigem selles võtmes ja siin on ju räägitud ka kõikvõimalikest muudest teemadest ja võitlevast feminismist ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes ma usun, et mida arenenum on ühiskond, siis seda loomulikumalt neid teemasid võetakse ja ega siin midagi imestada ju ei ole, et lõppkokkuvõttes kui
me käime kõik ühes koolis, me saame kõik ühesugust haridust, me valmistame ennast kõik see eluks ühtemoodi ette ja seal kujunevad ka need unistused, mis on moel või teisel sarnased, et siis tuleks inimestele luua tõesti ka need ühesugused võimalused ennast elus teostada ja oma unistusi ellu viia, et see ongi ju lõpuks selle asja mõte, et ma ei nimetaks seda feministlikuks selliseks suundumuseks, ma arvan, et see on selline normaalne ühiskondlik areng, kus me täna oleme ja minul näiteks kasvab peres 2 tütart ja poeg ja ma tahaks, et neil kõigil oleksid võrdsed võimalused ennast elus ja Eesti ühiskonnas realiseerida. Selge. Nüüd, kui me toome teema natukene tagasi nii-öelda siis Riigikogu lainele, esimehena tekib selliseid olukordi, kus te peate nii-öelda tuletama vahest saadikutele meelde, et kuidas nii-öelda kodukord töötab ja mis on tegelik nagu põhiseaduslik õigus. Kas te oskaksite öelda siis nagu top 3 kõige nii-öelda sellist saadikut, kellele te peate kõige rohkem selgitama, et kuidas Riigikogu kodukorra seadus töötab ja et mis tegelikult on nende õigus ja mis ei ole? No kindlasti Riigikogu saalis on neid, kes jälgivad Riigikogu kodu- ja töökorda tähelepanelikumalt ja siis on neid saadikuid, kes tõlgendavad seda oma soodu, aga kindlasti ei ole minul Riigikogu esimehena korrektne hakata ühtegi Riigikogu liiget välja tooma, sellepärast, et lõppkokkuvõttes Riigikogu esimehel ja ka Riigikogu istungi teistel juhatajatel, Riigikogu aseesimeestel, et nende kohustus on tagada saalis kord ja seda nad teevad lähtuvalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja nagu ma ütlesin, et siis me oleme oluliselt Riigikogu praktikaid muutnud selleks, et tagada tõesti Riigikogu tõhus toimimine ühelt poolt ja teiselt poolt ka see, et Riigikogu liikmete õigused oleksid kaitstud, et need on 2 kõige olulisemat aspekti, et seda piiride katsetamist tuleb ikka ette ja see käibki parlamentarismi juurde ja samal ajal Riigikogu juhatusel on väga selge kohustus ja ülesanne tagada Riigikogu toimimine ja tõhus toimimine ja nagu ma ütlesin, siis see parlamentarismi keskne ülesanne on ju otsuste ja seaduste vastuvõtmine, aga ka parlamentaarne debatt ja parlamentaarse debati olemasolu ja võimaldamine ja seda mitte mingilgi moel Riigikogu juhatuse liikmed ei ole piiranud, et parlamentaarne debatt Eestis täna on väga elav. Mina jõudsin täna öösel koju kell 2. Ehk siis Riigikogu istung lõppes pisut pärast kella 1:30, nii et või 1:30, jah. Nii et hinnake ise, et järelikult arutelu käib ja arutelu on elav. Riigikogu esimehena teie siis nii-öelda peamine roll peaks olema Riigikogu töökorra siis nii-öelda juhtimine, aga kas on ka selliseid teemasid, mis on niimoodi, et te peate isiklikult nagu hääletama, et kus te ei saa vaikida mingisugune teema, mis on nii oluline? Riigikogu esimehe roll jaguneb laias laastus 3. Et kõigepealt Riigikogu esimehe roll on Riigikogu täiskogu istungite juhatamine. Seda teevad ka Riigikogu aseesimehed, keda on siis 2. Lisaks on Riigikogu esimehe roll Riigikogu juhatuse istungite juhatamine ja kaude läbi juhatusega ka Riigikogu kantselei töö mõningates aspektides seisukoha võtmine ja lisaks on Riigikogu esimehe roll ka Riigikogu esindamine nii siseriiklikult kui ka välismaal. Nii et see on üsna selline lai ülesannete ring. See hääletamise küsimus on päris põnev küsimus. Väga paljudes maailma parlamentides spiikrid ei saa hääletada. Nad on pärast seda, kui nad valitakse spiikri ametisse, nad taandavad ennast oma parteist. Nad on hääleõiguseta ja siis nende töö ongi just
see, mida ma eelpool kirjeldasin, valdavalt ka nende parlamentide puhul on siis parlamendi spiikritel samasugune roll. Eesti parlamendi spiiker saab hääletada ja spiiker saab teha ka seadusandlikke ettepanekuid, initsiatiive ja mina olen oma töös lähtunud väga selgelt sellest, et kui ma spiikrina mingisugust initsiatiivi näitan, siis see võiks puudutada kas Riigikogu liikme staatuse seadust, Riigikogu kodu- ja töökorra seadust või ka mingisugust demokraatia paketti puudutavat seadust ja ma olen teinud ettepaneku Riigikogu liikme staatuse seaduses Riigikogu liikmete kuluhüvitise vähendamise osas, mis on ka vastu võetud. See oli üle aasta tagasi tehtud solidaarsuskärbe, kui ühiskond otsis kokkuhoiukohti ja ma leidsin, et ka parlamendi liikmed peaksid siin olema solidaarsed ühiskonnaga. Ja ma olen nüüd pool aastat tagasi teinud ettepaneku ka Vabariigi presidendi valimiste seaduse muutmise osas, kus Vabariigi presidendi valimiste seaduse puhul oli üheks väga suureks probleemiks väga lühikesed esitamistähtajad. Ehk siis, et kandidaat tekkis peaaegu üleöö ja nädalavahetusel enne siis esimest hääletusvooru Riigikogus ja täna me oleme kohe vastu võtmas seaduse muudatust, mis nihutab selle perioodi oluliselt pikemaks, ligi 10-päevaseks. Ja samas annab siis ka või paneb ka presidendikandidaadile kohustuse nende valivate kogude ees, milleks on siis Riigikogu ja juhul kui Riigikogus ei valita presidenti ära valimiskogu, siis et pidada nende kogude ees ka kõne. Ehk siis, et parlamendi liikmetel oleks võimalik veel enne hääletuskasti juurde minekut oma otsuses veenduda vastavalt selle sõnavõtule ja teiselt poolt on see ka oluline märk ajaloo jaoks. Ehk siis, et me talletame ikkagi ühe väga olulise kõne ajaloo tarvis, mida saab ka tulevikus konkreetse presidendi kandidaadi või võimalik ka siis ära valitud presidendi puhul kasutada. Olete olnud ka siis Eesti 200 esimees ning olete praegu fraktsiooni liige, aga kuidas selles mõttes, et vaadates viimaseid uuringuid, me näeme seda, et Eesti 200 reiting on niimoodi langenud, et kas te näete, et Eesti 200 on siiski tulevik ja suur võimalus saada siis Riigikokku järgmistel valimistel? No Eesti 200 oli Eesti poliitilisele maastikule väga selgelt liberaalse reformiparteina ja pakkus alternatiivi olemasolevatele erakondadele. Me tõime sisse mitmeid uusi teemasid, nagu näiteks abieluvõrdsus. Me tõime sisse ka ühtse Eesti kooli temaatika, et aastal 2019 ei rääkinud sellest ühtse Eesti kooli teemast veel mitte keegi. Siis kui Eesti 200 tuli, siis me selle teema lauale panime ja leidsime, et kõik Eesti lapsed peavad õppima ühtses Eesti koolis. Sellepärast, et haridusliku ebavõrdsus kakskeelses koolisüsteemis suurenes väga kiiresti ja me lihtsalt ei oleks olnud jätkusuutlikud kakskeelse koolisüsteemi ülevalpidamisel. Seega me pidime selle reformi ära tegema. Eesti 200 sai 2023 aastal valitsusse ja me läksime seda konkreetselt tegema. Ja ma usun, et Eesti 200 arvestades, et Eesti 200 on väga palju IT-taustaga inimesi, siis just sellise ühiskonna digitaliseerumise jätkumise eesseisjana on astunud ka mitmeid väga olulisi samme selleks, et me saaksime jätkuvalt rääkida Eesti digitaalsest eduloost. Sellest eduloost, mis sai alguse 1996. aastal tiigrihüppe näol. Et me ei tohi seda edulugu ja seda mainet kaotada, sellepärast, et see on see, mille kaudu meid maailmas tuntakse. Ja kindlasti see tulevikku vaatav suund on jätkuvalt oluline, ega arvestades seda tänast olukorda maailmas, ega liberaalsetel reformiparteidel ei lähe täna mitte kusagil väga hästi, et
Nad on kindlasti kõik oma toetust kaotanud põhjusel, et ebakindlatel aegadel otsitaksegi võib-olla selliseid vanemaid ja traditsioonilisemaid erakondi või siis kiirelt plahvatuslikult kõrvale tulnud erakondi, aga ma olen täiesti veendunud, et sellisel erakonnal nagu Eesti 200 on oma selge nišš ja valijaskond Eestis olemas ja ka neid teemad on jätkuvalt äärmiselt olulised. Et kui ma siin eelnevalt mainisin ka abieluvõrdsust, me tegime selle teema ära. Kui te vaatate, milline areng on toimunud ühiskonnas, siis aastal 2014-2015, kui see teema jäi poolikuks, siis seda teemat kasutati jõhkralt ära ühiskonna lõhestamiseks ja selleks, et tõesti nagu ühiskonnas abielu võrdsuse või siis räägiti veel ka sooneutraalsest partnerlusseadusest, et kõiki neid teemasid kasutati aktiivselt ära selleks, et ühiskonda lõhestada ja selle pealt siis ka äärmuslike vaadetega erakonnad said justkui endale valijaid või toetust juurde, et pärast seda, kui me selle teema ära otsustasime ja ütlesime, et abieluvõrdsus tuleb, võtsime ka vastava seaduse vastu, siis selle seaduse alusel on abiellunud paarsada inimest. Ma loodan, et nad on õnnelikud ja et nad on väga rahul oma eluga, aga see teema on laualt maas. Ehk siis, et see andis paljudele inimestele võimaluse õnnelikus kooselus elada teadmises, et nende õigused on kaitstud, nad on nii-öelda ühiskonna poolt aktsepteeritud oma kooseluga ja samal ajal võttis ära ka sellise suurem malaka, mis lihtsalt rebis meie tänast ühiskonda lõhki ja mul on selle üle väga hea meel, et see on väga suur asi, mida teha. Et võtta üks ühiskonda lõhestanud teema laualt maha, tegelikult lahendada ära suur probleem, mis pikka aega meid kõiki muserdas ja lõpuks ma usun, et paljude jaoks Eesti on täna parem paik elamiseks. Selge. Küsiks siis, et natukene noorte kohta ja noorte aktiivsuse kohta, et mis oleks üks selline konkreetne asi, mida tänapäeval noor saaks teha, et nii-öelda olla poliitiliselt aktiivne ja et tema häält oleks kuulda, mis ei ole lihtsalt scrollimine ja kommentaarimine kuskil internetikeskkonnas? No kõige esimese asjana ma soovitan noortel täna õppida. Õppida palju, mitte omandada teadmisi, vaid omandada oskuse näha ka protsesside taha, omandada tarkust, et see on kõige parem vundament tulevaseks eluks. Ja see aitab kindlasti ka langetada paremaid otsuseid poliitika vallas. Kindlasti ma julgustan kõiki noori. Kohalikel valimistel saab valida juba 16. eluaastast. Riigikogu valimistel on see vanusepiir 18 aastat, et osaleda valimistel ja minna ja mitte osaleda valimistel, vaid minna ja hääletada valimistel. Et valimistel osalemise kohta ma seda soovitust väga ei julge anda, et seda peab inimene alati ise ära tundma, et kas ta tahab poliitikas aktiivselt kaasa lüüa või mitte. Et kindlasti on üks tee selline, et minna omandada elukutse, omandada teadmised, saada kogemus ja siis minna ja vaadata, kas on soovi ühiskonnas kaasa rääkida, et see oli minu tee. Aga on ka teistsugune tee, et minna tõesti juba noorena poliitikasse ja muutuda aktiivseks, aga ma usun, et võib-olla selline kesttee on ka kõikides nendes küsimustes olemas, et olla ühelt poolt aktiivne enesearendamisel ja teiselt poolt rääkida kaasa, kas siis läbi oma sotsiaalmeedia platvormi või ka miks mitte läbi oma sõprade
ühiskonnaelus käia välja aktiivselt oma seisukohti, kuulata teisi, osaleda aruteludes, et see kõik on võimalik, et selline aktiivne ühiskonnas kaasa löömine ongi see ju, mida me täna inimestelt ootame. Et see üks võimalus ühiskonnas kaasa lüüa on ju läbi osalusdemokraatia ja osalusdemokraatia pakub ühelt poolt võimalusi kõikvõimalike petitsioonide ja kõige muu näol, aga kindlasti ka selliste laiade arutelude näol, kus inimesed saavad väga mitmel moel oma seisukohti kõlama panna, nii et kindlasti noorte teemad muuseas on väga olulised, et ega noorte ärakuulamine on väga tähtis, noorte teemade avalikkuse ette toomine on oluline. Tänapäeval räägitakse väga palju näiteks noorte vaimsest tervisest, eks ole, et mis me selle teemaga teeme, kuidas me saame noori aidata nii, et kui nad on seal keerulises vaimses olukorras, et kuidas neid sealt välja tuua, kuidas neile anda perspektiivi ja inspiratsiooni edasi tegutsemiseks, kuidas võimaldada noortele tööturule sisenemine, noorte tööpuuduse küsimus, et äärmiselt oluline küsimus, et mina olen oma elus lähtunud kogu aeg põhimõttest, et noortele tuleb anda võimalus. Sa pead noortele pakkuma seda võimalust, et nad saaksid ennast proovile panna, et nad saaksid tööd, et nad saaksid võimaluse katsetada. Ja siis on juba nende endi kätes see, kas nad ujuvad välja, kas nad läbivad selle esimese eksami või proovi aja ja siis juba liiguvad edasi, et mul on väga hea meel, et kõik need inimesed, keda ma olen elus usaldanud, et nad on ka välja ujunud, nad on tõesti jätkanud sellel valitud erialal nii endise ajakirjandusjuhina kui tänase poliitikuna. Ma olen väga paljudele inimestele andnud võimaluse ja nad on õnnestunud, et mul on selle üle väga hea meel ja ma ei ole küll väga palju tänu selles osas nendelt kuulnud. Mõnikord küll on see äramärkimist leidnud, aga ega ma ei ootagi seda, sellepärast et kõige suurem tänu on see, kui nad saavad hakkama. Kõige suurem tänu mulle on see, kui nad saavad hakkama ja selle üle mul on kõige parem ja hea meel. Väga hästi. Meie aeg hakkab otsa saama. Nii et küsikski siis nii-öelda viimase küsimuse, mis on tegelikult hästi lihtne. Siukene ennustuse küsimus, et oleks hea, kui vastaksite siis kas jah või ei, et kas teie arvate, et järgmine Eesti Vabariigi president tuleb poliitilise taustaga või mitte? Mul on väga keeruline sellele küsimusele vastata, sellepärast, et ma ise vean seda kogu, kes tegeleb presidendi valimiste ettevalmistamise ja ka kriteeriumite paikapanemisega, et me oleme kokku leppinud Riigikogus, et edaspidi tegeleme me selles formaadis laiendatud vanemate kogu raames. Ja seetõttu mul oleks väga keeruline praegu öelda, et kas president ja tulevane Eesti president on siis poliitilise taustaga või mitte, et me oleme näinud mõlemat lahendust ja ma usun, et kindlasti Eesti Vabariik saab ka järgmise väga hea presidendi ja selle nimel me teeme ka väga tõsiselt tööd. Aga ikkagi kas nagu pigem jah või pigem ei? Et lihtsalt isiklikult, et mis te arvate? See on väga hea ajakirjaniku märk muuseas, et tulla küsimuse juurde tagasi, kui ei vastata, et näiteks mul on üks lemmikvideo aastate tagant, kus BBC saatejuht Jeremy Paxman küsis toonaselt Briti siseministrit Michael Howardilt kokku 14 korda järjest ühte ja sama küsimust. Ka oli kas küsimus, et ega Michael Howard ei vastanud. Et ma lihtsalt ütlen nii palju, et mul on tõenäoliselt äärmiselt ebakorrektne hakata seda teemat siin praegu podcasti eetris lahkama, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et minu ülesanne on praegu vedada seda valimiskogu, või siis mitte valimiskogu, aga vanemate kogu, mis tegeleb siis
eelseisvate presidendivalimiste siis ajakava raamistiku ja võimalik, et siis ka juba presidendikandidaadile seatavate tingimuste sõnastamisega ja sellega me liigume edasi just selle kogu raames. Aitäh teile!